Täna Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt sooviks üle anda Riigikogu otsuse eelnõu ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusel töötada välja kütusehinna tõusu leevendamise meetmed. Ja teeme, arvestades olukorda, Lähis-Ida sõjalise konflikti olukorda, selle tagajärgi, mida me juba näeme ka kütusejaamade hinnapostidel, tuleb igal juhul võtta meetmed ette ja esimeseks meetmeks, mida me reaalselt arvame, mida tuleb kiiresti rakendada, on siis mootorkütuse käibemaksumäära alandamine 13% peale. Jah, see on ajutine meede, jah, seda tuleb tarvitusele võtta ja see meede kehtiks aasta aega vastavalt meie ettepanekule, meie eelnõule. Teine meede, mis puudutab tõesti ka 1. maist hakkavad kehtima meil uued aktsiisimäärad nii bensiinile, diiselkütusele, vedelgaasile, kerge kütteõlile, raske kütteõlile, põlevkiviküttele, maagaasile ja vedeldatud mootori maagaasile. Need aktsiisid, mis oleks pidanud hakkama kehtima 1. maist, need tuleb ära jätta. Meil ei ole teist võimalust. Kui palju see riigieelarve läheb maksma? Arvestades üldist olukorda majanduses, siis need summad ei ole suured. Mis puudutab aktsiisi ärajätmist, selle hinnanguline hind on 48 miljonit. Mis puudutab käibemaksu langetamist, see on hinnanguliselt 200 miljonit. Need on täiendav panus, praegu peaks olema täiendav riigi panus majandusse, et leevendama olukorda, mis on tekkinud tänu sellele, et kütusehinnad on läinud kallimaks ja nad lähevad veelgi kallimaks. Aitäh!